No nii, proovime siis parandada LVS 34 juhet, et kuna ma juba algusest peale tean, et sellega on sellised probleemid, siis ma mähkisin endal selle ise vulkaniseeruva teibiga üle, aga paraku siiski tõmbas mõrad sisse ikka. Et vaatame, mis me siit alt leiame, see on mul juba nüüd mitu korda mähitud, sest ma vahepeal lootsin, et ma saan selle asja garantiisse, aga paraku saadeti mind kukele sellega, nii nagu arvata oli. Ja nii on. Vaatame ära. Ja kes nüüd siit näha on, aga igatahes siis tekivad siia mõrad sisse. Panen pildi ka pärast juurde. Et puruks läheb siis juhtme isolatsioon ja siit sükse rumala koha pealt, et kogu aeg seda siin väänab. Et see on siuke teada tuntud probleem, aga Garmin ei taha sellega nagu väga tegeleda. Et proovime parandada. Nii, kuidas me seda asja siis teeme? Et sõjaplaan on järgmine. Kõigepealt liivapaberiga karastan ära siit selle sisemise osa kõik, natukene pealt ka. Siis kasutan nitrolahustit, võib ka atsetooni, et teen sellega ilusti puhtaks, ta võtab selle pealmise plastiku pinna õrnalt sulama ja tänu sellele siis see polümeermass ka nakkub paremini. Ja remondiks siis kasutan Würdi sellist polümeermassi, et kasutatakse seda palju igal pool paatidel ja kannatab ta merevett ja keemiat ja kõik, et siia ta peaks olema täpselt ideaalne. Aga teeme siis kõigepealt karestamise osa ära. Palju seda nühkima ei pea, lihtsalt et saaksid selle biomassi, mis vees siia peale tekkinud on, kätte ja natukene naket parandada, et üldiselt see polümeermass saab kinni väga hästi, aga natukene kestvumise lahendus oleks. Ja noh, mul ka on ta ilusti ikkagi selle rotaatori varre küljes velcroga kinni, aga talveldada on, kui perspektiivasendisse liigutada, siis sellega ju ma ei tea. Et mingil põhjusel ta igal juhul puruks läheb, et olen ettevaatlik olnud küll ja teadsin juba probleemist ka enne, aga see teed. Nii, vaatame nüüd, mis see nitrolahustus teeb. Alustame sellise väikse sutsakega kõigepealt tõmbame üle. Ja ei, see on ideaalne. Siia vahedasse ka saada.
Nii, ma arvan, et ma olen ta nüüd ilusti piisavalt puhtaks ja kuivaks saanud, et proovime siis selle massi siia peale panna. Et kasutan siukseid väikseid neid kohvisegamispulkasid ja nii, ja korralik lõrakas on meil seda nüüd siin olemas. Nii, katsume ta esialgu siit selle pisikese pulgaga saada siia sellesse pakku ilusti sisse, et ta sealt kõik hermeetiliselt sulgeks. Jah. Nii, ma arvan, et kui sinna sälk on saadud, siis mätsime selle korralikult siia peale. Katsun teda selle pulga otsaga siia just nendesse piludesse pressida niimoodi, et hakkaks kõrvalt juba välja jääma, siis on selgelt, on see vahe ilusti lõpuni täis mastik siit. Ja siis pärast nüüd mõtleme välja, kuidas ta väljaspoolt ka kuidagi ilusaks siluda. Nii, mätsime nüüd siia ülesse ka. Nii, ütleks nii, et see robustsumus on tehtud. Vaatame, kuidas seda siluda saaks. Nii, ja nüüd prooviks seda siluda selliselt ilusaks ka. Et ma proovisin, et Fairy vesi toimib päris hästi siin. Ei jää näpu külge, et saab teda siin mudida ja ilusasti talle kuju anda. Et vaatame, kuidas siin. Ma mõtlen seda, et ma peaks vist nüüd selle juhtme siia külge teipima, et see juhtme asukoht enam ei liiguks. Siis saaks ta ilusti paika ära ja siis on nagu bueno.
nii, vaatame, kuidas me ta siia saame. Võiks jääda igatepidi võimalikult sirge. Võtame äkki midagi sellist, et noh, isegi kui ta päris ei jää, et nii elastne mass, et peaks nagu okei jääma igatahes. Nii, aga vaatame siis, kuidas see silumine välja tuleb. Libistada ma siin sõrmega päris ei saa, et nii hästi ta teda hakkab ikkagi kaasa venitama, aga niimoodi patsutada on ka suht okei. Väike tekstuur jääb peale. Ma arvan, et võib-olla kui nüüd oodata natukene, katsetada selle papitüki peal selle jäänukiga, et kui mingi aeg oodata, siis ta muutub selliseks, et saab teda siludega. Aga ma ei viitsi sellega mässata, et minu jaoks jääb see tulemus vägagi okei. Kas ma selle pulgaga natuke märjaks? Katsume siit alt ka veel siluda. Noh, aga midagi sellist tuli, et ma arvan, et ma ta nüüd jätan niimoodi ja kuivab ära ja et ega ma siia rohkem peale teda ei pane, et kuna ma disainin siia sellist juhtmekaitset, mis välistaks selle, et ta kohe üldse alguses juba selle mõre sinna sisse endale hõõrub, et siis ma ei taha siia väga palju peale kasvatada seda mastiksit. Eesmärk oli ikkagi see pragu saada hermeetiliselt suletud, et vesi sealt kuskile ligi ei pääse. Ja siis natukene siin tugevdada ka seda. Aga ma arvan, et niimoodi ta jääb väga okei. Et pärast ma teen kindlasti valmis kujul veel pildid ka ja nii on. Võt. Loodan, et oli kasu.